Kultuure ja riike loovad kindlad inimesed. Need, kellel on sünnipärased anded selleks ja selleks on õilsus, härrasmehelikkus. Neid omadusi ei ole võimalik üheski koolis õppida. Need on sünnipäraselt kaasa antud. Aadelkond ongi selle tõttu sünnipärased vereliinid. Haridust võib ju omandada igaüks. Palju keeli võib ära õppida, kellel see and on, aga härrasmehelikkus, see ei ole õpitav. Igavese linna sammaste vahel kõnnib see, mis on ajutine inimene. Inimene tahab tuua püsivust, kestvust ajalisse ja kaduvasse. Vaadake kõiki, kes siin liiguvad aastakümneid natukene veel, ja need on kõik uued inimesed, kes siin käivad. Aga need sambad seisavad üha. Need sambad on püsivamad kui inimene. Ja ometi inimene on ise need sambad teinud selleks, et tuua püsivust oma ellu. See tähendab kestvust. Inimene tahab kindlust sellele, mis püsib, mitte muutusi. Eesmärk ei ole ju muutused, vaid eesmärk on ju säilimine, püsivus. Siin on näha, kui sügavale kuu on läinud. Umbes 4 sentimeetrit kivi sees. Tuli seis, relv kontrollida. Veel kord. Proovi lask. Relv kontrollitud. See koht siin ei ole mitte ainult mulle isiklikult tähtis, vaid siin on ka looduslikult hämmastav koht. Kui pendliga mõõta, hakkab pendel väga maruliselt liikuma. Teine punkt on seal teisel pool talu ja 3. taluhoovis Kask ja meie isa kodu jääb selle hõbedase kolmnurga sisse. Ja see energia, mis siit hoovab, kui siin magada, siis see, kuidas ühe ööga puhkab siin nii välja, et mitu nädalat peale seda on seda energiat võtta, seda sisemist rahu, kindlust. Küpse mehena, kes mõtleb ka surmast, ma tajun mingit soovi, et kui ma suren, et see oleks nii, nagu ma tahaksin siia kalda sisse peitu pugeda, et see oleks minu viimne puhkepaik. Ja kui siit seda head jõudu siiski läheb teistele, siis ei tohi seda ainult endale hoida. Mingi kiivus ütleks küll, et hoiaks seda niimoodi salaja endale, aga ma vist ei tohi teha seda. Minu esivanemad olid siin pikka aega põlvest põlve mõisa valitsejad. Samal ajal meie oma vaba talu, me kunagi ei allunud kellegile. See alistumatu vaba vaim, ma tunnen, see on minu enda sees. See niisugune tingimusteta joon, millest alates ei ole kompromisse. Tähtis on, kuidas inimene tunneb vaistlikult oma kuuluvust. Ja minul on see lapsest saadik
iseenesest mõistetavalt, et ma kuulun selle maailma juurde siin. See on minu maailm ja ma olen selles, ütleme otsa ära, saksa kultuuris kasvanud. Saksa kultuur valitses minu kodus ja eriti oma vanemate kaudu ma omandasin selle õhkkonna, need arusaamad, need väärtushinnangud. Ja tegelikult ma eestlaseks sain alles õieti hiljem. Sulatumisel Eesti ühiskonda, see pole toimunud tänaseni. See on niisugune, kuidas öelda, kaksikelu. Mul on oma elu, mis on ainult minu teada ja suhtluselu, kus ma tean, et ma saan suhelda niisugustes teatud piirides ja saan rääkida sinna maale ja mitte rohkem. Ja sealt alates härra Laine võtab musta kaabu ja jalutuskepi ja läheb ära. Selle alasi peal on töötanud ei tea palju meistreid. Nende käesilitus on selle terase sees. Nad on nähtamatult ligi. Nad distsiplineerivad mind. Ma vestlen nendega, ma suhtlen nendega. Mõõk on olnud minu sees alati. Ja see on lapsepõlvest alati, siis ma tegin puumõõku ja kõike. Aga teada saades, mis on rüütlimõõk, omades teoreetilist teadmist sellest, mida tähendas olla keskajal meister. Ma ei julgenud mõõka teha. See oli mul mingi unistus, et kas ma kunagi küpsen sinna maani, et ma tohin seda teha. Kas ma olen küps tegema relva. Ma tajusin, et selleks on vaja midagi erilist. Ma mõtlesin, et elu läheb, millal mul siis see küpsus tuleb. Ja Piino Toomas sosistab jälle selja tagant. Kui tahad ühte asja tundma õppida, siis tee seda. Sul peavad olema sellel ajal õilsad mõtted. Kõik see sepakoja rituaalne riietus, ma panen nahkpõlle, mul on nahkrihm vööl, mul on ka tihti veel lühimõõk sel ajal vööl. See kuidagi kogu see, kõik peab olema suunatud, see on rituaal, see ei ole lihtsalt, et sa teed midagi või paned mingid kaltsud selga, et ei määri ära. See on täiesti midagi muud, see on liturgia. See on, sepikoda on salapäraste pühade asjade koht, maagia. Ma olen vana. Üks inimene Eestis on aru saanud, et ma olen antiikne. Vana rahva esindaja sai aru, mis tähendab vanus. Et see ei ole isiku bioloogiline vanus, vaid et see vanus on ajaloos. Ja minul on, ma tunnen, see vanus on ajaloos. Ja miks see lapsepõlve pilt Itaalia, valgetest toogades inimesed, naised uhke keha hoiakuga Rooma soengutes, kus laps, kes pulgavoodis on, missuguses raamatus ma olin neid pilte näinud. Või pilte romaani kirikutest, või pilte Gooti kirikutest, või pilte keskaja, üldse sellest pildist, mis on inimestest, riietest, nägudest, detailid peensusteni. No kuidas saab laps, kes on pulgavoodis ja hakkab alles silmi lahti ajama, tema sisepildis nagu unenäo pildis jooksevad niisugused pildid. Öelgu terve maailma õpetas, et mis tahes, et ma sonin, ma naeran selle üle, sest ma usun seda, mis mu sees on olnud. Ma peaks olema rumal, ma olen maha sall. Ja see on niivõrd võimsalt kandnud see ajalood aju. Või nüüd nagu, kui mida küpsemaks saad, seda kaugemale läheb see huvi. Mina olen jõudnud teoreetiliste õpingutega sinna maale. See puudutas kõigepealt ajalugu ja kiriku ajalugu on ju tegelikult Euroopa ajalugu. Rooma katoliku kiriku osa Euroopa kujunemises oli kardinaalne. Kirik oligi ühiskond, see oli kirikuühiskond. Ma ei ole intelligent, kes teab ja elab teisiti. Minu jaoks teadmine tähendab muutust elus, konkreetset tegu. Ja nüüd lülitub käiku see, mille nimi on providentsia. Providentsia on jumalik ettenägevus. Käib ukse kell, ma elasin siis veel linnakorteris,
Ja taga on üks lõppmata sümpaatse näoga nagu Nikolai teine Vene keiser, samasuguse ilusa habemega noormees. Küsib, kas ma olen Einar Laidnemast. Jah. Tundsin kohe, et siin on silmadest juba nägin, et astuge sisse ja juba kohe nagu sai hetkega omaseks. Tema oli salajesuiit. Andekas, loomupäraste annetega jesuiitluseks. Ja tema oli värvatud jesuiitide poolt, kui ta õppis Vene õigeusu seminaris ja ta oli väga kõrgel kohal. Ta oli 22-aastaselt kuulsa Leningradi metropoliidi Nikodimi sekretär. Nikodim oli liidus teine mees ja kuulus sisuliselt keskkomiteesse. Ta oli kõrgel kohal, aga ta oli osav ja oskuslik. Me reisisime temaga Venemaal. Need omaette seiklused. Ja siis, kuidas ta mind õpetaski, kuidas lennukist tuleb istuda kõige taha, et sul on ülevaade kõigest, mis toimub. Siis stjuardessile tuleb mõista anda, et sa oled keegi väga eriline salaagent, mis tagab sulle terve lennu ajal väga laitmatu teeninduse. Ta oli võrratu elukunstnik ja osa nendes asjades. Suurepärane. Muidugi see oli kõik ka poisikeselik mäng, sest ta kujutas ette, et ta on suur spioon ja oskab igal pool ja oskas tõesti. Ja tema tuli Eestisse, et otsida siin, nagu ta ise ütles, perspektiivnych людей. Ja sattus minu peale. Ta läks Luteri kiriku keskusesse ja sealt peidis juba välja ja tuli otsis mu ülesse ja viis mu Leetu. Tema tundis Leedus seda frantsiskaani kaputsiini munka, isa Stanislausi. Ja see oli minu esimene askeetika õpetaja. Seal algas tõsine elu siis pihta erilise vaimustuse, ehk laidnaliku kohutava energia ja pühendumise ja fanatismiga. Ja sealt juba ta nägi ära, et oi, et ütles nagu ise, et minus on materjali ja andis mu juba edasi järgmistesse sfääridesse Leedus ja saatis mind professor Ratšunase juurde, kes juhatas põrandalus seminari ja temast sai minu õpetaja liturgikas, dogmaatikas, ladina keeles. Ja siis kõige tähtsam õppeaine oli moraaliteoloogia. Moraaliteoloogia teatud peatükke käisid mind koolitamas Poola jesuiidid. 2 aastat voolisid ja lihvisid nad mind moraalisüsteemide rakendamise võrratus maailmas. Sì. Per me una birra. Sì. Quante sono che mangiano? 2 o 3? Tutte 3. Mõista maailma, mõista iseennast. Selle tõttu ma ei näe siin erinevust suurte asjade ja oma isiku vahel. Inimene on sellega lahutamatult seotud. Eestis on 450 aastat olnud luterlik mentaliteet, luterlik kultuur, luterlik maailmavaade, psüühika ja see on vorminud ja kujundanud eestlase niisuguseks, nagu ta on. Kiristagu eestlane hambaid nii palju, kui ta tahab ja vihaku seda, aga ometi ta on see, ta ei saa sinna midagi parata. Ja loomulikult eurooplasena, kes ma olin enne kui eestlane, ei saanud piirduda 450 aastaga. See pidi hõlvama kogu meie kultuurkonna ajalugu. Ja selle tõttu minule isiklikult sildade põletamine on võimas tegur minna ainult edasi. Religioon on tervete vaistudega tugeva inimese normaalne suhe universumisse ja lõpmatust. Religioossed rahvad on missugused, sigivad, sõjakad, kunstiandekad. Võtame Itaalia. Me kõik austame Itaalia kultuuri, Itaalia kunsti, Itaalia arhitektuuri. Religioon. Missuguse kunsti on loonud katoliku usku rahva?
Küsimus on Eestis niisugune, et mina võin selle vaesele Eesti rahvale kaasa tunda, et ta nii olulist kultuuri- ja elutegurit nagu religioon üldse ei taipa, mis asi see on. See ongi Eesti rahva nõrk koht, mis määrab meid igavesti olema niisugune hingitsev, pisikene, arvukene. Meil ei ole õiget seda eluhoogu ega elujõudu sees. See puudub. Kas teie olete see materjal, kellest suur jutt teeb suure rahva? Kas te olete see materjal? Ja mulle vastatakse pettunud, ei, me ei ole see rahvas. On häda rahvale, kellel ei ole juhte, aga häda rahvale, kellel on juht, aga kes oma juhti ära ei tunne. Tähendab, tal puudub ant suuruseks. Midagi pole parata. Siin on ajalugu, mis meile sellest räägib. Ajalugu on isikute ajalugu. Isikud teevad ajalugu. Rahvas on ainult materjal juhi käes. Asi läheb sünnikuga ja rahvas kohta.